Oli üks imeilus augustikuu hommik, 7. august, kell 11.21. Sõitis Eldroni rong Tallinnast Pääskülla. Vedurijuht Dmitri Salitsev oli, on see rool või kang? Kang. Oli kangi taga. Sõitis ja sõitis oma igapäevast marsruuti, ühtäkki märkas midagi eriskummalist, midagi sellist, mis tegelikult ei tohiks seal olla. Raudtee peal oli väike poiss, 2,5-aastane noormees, kõndis rahulikult ringi, ilma et midagi väga teda häiriks. Rongijuht loomulikult tõmbas kangi. See on teine kang. See on teine kang. Tõmbas teist kangi, rongi seisma. Vedurijuht läks välja, rääkis noormehega, kuna noormees oli nii väike, eks ta natuke oli kähmunud, et suur rong peatus, võttis aga vedurijuht noormehe kaasa vedurisse, tegi talle meeldivat sõitu ja Pääskülas juba oli vastas politseipatrull. Politseipatrull aga oli suht kiiresti teinud selgeks, kus kohas see noormees pärit on. Läksid siis noormehe koju, loomulikult oli vanemate üllatus suur, tuli välja, et noormees oli lihtsalt teinud värava lahti, läinud välja ja vaadanud, mis toimub raudtee peal. Ja mul on hea meel tõepoolest paluda siia lavale aasta märkaja Dmitri Salitsevi. Meie valitud sangar on 10 aastat olnud aktiivne vabatahtlik päästja Aegviidu päästeseltsis. Ta on igapäevaselt 3 lapse ema, Aegviidu koolis õpetaja. Ta võitles oma kolleegide sõnul Eesti mullu suurima Vikipalu metsapõlengu ajal tulega peaaegu 2 nädalat järjest. Ta tuli igapäevaselt välja nii peale tööd kui kohati ka oma uneajast. Võib öelda, et ta on Aegviidu päästeseltsi aktiivsemaid liikmeid ning suurim eestvedaja, kui on vaja pidada ka läbirääkimisi vahendite kasutamise teemal, algatada projekte või korraldada sündmusi. Lisaks viib meie sangar läbi ka päästeala noorteringi Aegviidu kooli juures. Vabariiklikul võistlusel Rõngus saavutasid Aegviidu noorpäästjad meie sangari juhtimise all noorimas vanusegrupis 1. koha ja vanemas vanusegrupis 3. koha. 2012. aastal küsis Õhtuleht meie sangari käest, miks sa seda teed? Kas sellepärast, et on lahe? Meie sangar vastas nii. Tegelikult on mulle tähtis kogukonna turvalisus. Ma muretsen oma 3 lapse ja 11 naabrilapse pärast. Palume lavale aasta eeskuju Reet Kanger. See lugu juhtus eelmise aasta 31. oktoobril õhtupoole, kui Kehra jaamahoone pitsakohviku omanik Janno Valdman hakkas kella 8:30 paiku töölt koju minema. Kuna jaama esises parklas, kuhu ta tavaliselt auto jätab, oli parkimiskohad juba hommikul hõivatud, pidi ta jalutama üle tee teise parklasse. Alguses, kui ta jalutas sinna, oli kõik täiesti tavapärane, kuid siis ta kuulis appihüüet. Ta ei saanud aru, kus kohas see appihüüe tuleb. Läksin autoni, et minna ringiga tagasi maja poole. Auto juures nägin ühe maja taga tulekuma, jutustab mees. Janno helistas loomulikult kohe hädaabinumbrile 112 ning sisenes põlevasse majja. Aitas emal ja 2 väiksel poisil jopet selga ning majast välja. Uurisin, kus on elektrikilbid, sest olen olnud päästja ja tean,
et enne kustutustöid on oluline vool välja lülitada. Lülitasin elekter välja, uurisin, kuidas saab majale kõige paremini ligi ning tegin päästjatele jaoks väravad lahti. Siis näitasin päästjatele kätte, kus põleb, et nad saaksid kohe minna majja ja hakata kustutama. Naine ja lapsed aitasin kiirabiautosse. Kehra komando kiitis hiljem, et Janno Valdmani vapper ja ennastsalgav tegutsemine lihtsustas elukutseliste päästjate tööd ning säästis põlema süttinud maja kõige hullemast. Kuigi Janno on töötanud päästjana, pole ta varem pidanud põlevast majast kedagi välja tooma. Enamasti on inimesed päästjate jõudes juba ise välja tulnud. Kuigi sõbrad räägivad ja kiidavad, siis ise küll end elupäästjana ei tunne. Küsimärgid on minu poolt peas praegu hetkel. Sattusin lihtsalt seal olema ja abihüüet kuulma. Kui oleksin saanud auto parkima sinna, kuhu alati poleks ma seda abihüüet kuulnud. Daamid ja härrad, teie ees on tõeline sangar, elupäästja Janno Valdman! Aasta eestvedaja kohta on öelnud tema õde, et kõnealune isik on pealtnäha nagu üks täiesti tavaline noor mees, kes käib iga päev tööl. Ta nimelt tegeleb turvauste paigaldamisega. Aga pange nüüd tähele. See tavaline noor mees on samal ajal ka aktiivne vabatahtlik, kes tegutseb korraga kõikides turvalisusega seotud vabatahtlikes organisatsioonides, mida me suudame ainult ette kujutada. Nimelt on 26-aastane Viru-Nigulast pärit noormees ühel ja samal ajal nii aktiivne abipolitseinik, vabatahtlik maapäästja, vabatahtlik merepäästja, vabatahtlik elupäästja kiirabibrigaadis, ja loomulikult kuulub ka Kaitseliitu. Noormehe õde Merle kirjutas meile nii. Tänu oma tugevale tahtejõule ning meeletule kirele teisi aidata, on ta aidanud tabada vargaid, ta osales inimeste päästmisel, kes jäid lõksu Padaru lumetormis, võttis osa möödunud suve metsatulekahjude kustutamisest ning on aidanud päästa inimeste elusid. Viimati oli kõnealune sangar üks neist, kes mullu augustis aitas Käsmu rannas päästa 70-aastase mehe elu, kellele sõitis ujumise ajal otsa kaater. Kokkupõrke järel tegutsesid kiirelt kaldalt õnnetust märganud inimesed, kes teise kaatriga appi tõttasid ja kannatanu oma aluse pardale tõmbasid. Kaldal anti kannatanule esmaabi, tänu millele kannatanu elu ei olnud enam ohus. Daamid ja härrad, me palume lavale aasta eestvedaja Ervin Orgmets.